Hea kuulaja, tere tulemast kuulama Eesti Juristide Liidu podcasti Paragrahv, kus räägime õigusest, seadustest ja inimestest, kes nende vahel elavad ja töötavad. Mina olen saatejuht Mirel ja igas episoodis püüame koos külalistega lahti mõtestada, kuidas õigus tegelikult toimib, mitte ainult kohtusaalis, vaid ka päriselus. Nii et jää meid kuulama ja saa teada, kuidas seadustest saavad päris lood. See on Paragrahv. Meie 3. episoodi külalisel on väga haruldane kogemus. Ta on Euroopa Liidu õiguse ekspert, kes on muuhulgas töötanud enam kui 17 aastat Euroopa kohtus juristlingvistina ning nüüd töötab ta Justiits- ja Digiministeeriumis õiguspoliitika osakonna nõunikuna. Ning just selline kogemus annab talle väga hea vaate nii sellele, et kuidas Euroopa Liidu õigus sünnib ja toimib rahvusvahelises institutsioonis, kui ka sellele, et kuidas siis jõuab see õigus Eesti õigussüsteemi ja inimeste igapäevaellu. Tere tulemast, Glen Teder. Tere, aitäh kutsumast. Meeldiga on olla siin. Paljud kuulajad, ma eeldan, et enamus kuulajad on ikkagi kuulnud Euroopa kohtust ja teavad, et mis asutus see selline on, aga võib-olla ei tea täpselt, et kuidas sealne töö käib. Veel enam, et mida teeb üks juristlingvist ja miks on just keelel Euroopa Liidu õiguses tegelikult ka nii suur roll. Samamoodi räägitakse ka Eestis, et küll see Brüssel seal nõuab midagi ja paneb meile kohustusi ja sanktsioone ja kasutatakse tihti mõistet üle reguleerima, aga sageli võibki just jääda arusaamatuks, et kus siis see Euroopa Liidu õigus lõpeb ja kust algab Eesti enda õiguspoliitiline selline vali. Ja täna ma tahakski rääkida sinu teekonnast, sinu kogemusest Euroopa kohtus, juristlingvisti tööst ja ka üldiselt Euroopa Liidu õiguse mõjust Eestile ja sellest, et kuidas paistab Eesti õigussüsteem inimesele, kes on nõnda pikalt töötanud Euroopa õigusruumi just kui südames. Aga alustamegi siis sinu teekonnast. Et Glen, kuidas sai üldse sinu teekond õiguse juurde alguse? Õiguse juurde põhimõtteliselt ma ei näinud ennast tegelikult juristina selle käsikerses mõttes ega ka advokaadina. Kui mul tekkis mõte õigusteadust õppima minna, sest et ütleme, südame soov oli tegelikult diplomaatiasse tööle saada, selle valdkonnaga hakata tegelema ja selle üks oluline eeldus on õigusteadus. Ja kuna ma prantsuse keelt ka oskasin või hakkasin õppima keskkoolis, siis tundus kuidagi loogiline oma vahel kokku siduda. Ja minna siis Euroopasse tööle? Kuskile rahvusvahelisse organisatsiooni oli mõte küll, jah. Olgu, aga enne Euroopa kohtusse minekut töötasid ka Eestis või läksid kohe peale kooli lõppu? Ikka jõudsin töötada, jah. Ma olen alustanud oma juristikarjääri Siseministeeriumis tegelikult veel kooli ajal, ülikooli viimasel kursusel ja sealt edasi liikusin ma tegelikult otse advokatuuri liikmese saavutamise järgselt ka büroosse tööle. Et ma jõudsin aasta advokaadina ka töötada advokaadi noorem abina siis, ütleme siis tolle. Olgu, aga lõpuks ikkagi te viis sind Euroopasse tänu prantsuse keele oskusele ja tänu soovile kuskil Euroopas töötada ja töötasid sa siis Luksemburgis Euroopa kohtus ja jäid sinna 17 aastaks. See on päris pikk aeg ühes Euroopa kõige olulisemas institutsioonis. Räägi nüüd konkreetselt, kuidas sa just Euroopa kohtusse jõudsid või milline üldse sinu esimene kokkupuude Euroopa kohtuga oli? Kas seal oli mingi vaba ametikoht, et sa said kandideerida või kuidas see protsess sinna käis? No, ma meenutan, et aasta oli siis 2003, kui käisid ettevalmistused Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga ja siis otsiti Eestis tikutulega taga juriste, kes oskaksid prantsuse keelt. Ja tegelikult oli see natuke nagu suunatud otsing. Ma täna ausalt öeldes mäletagi, kuidas esimest korda minuni jõuti, et ma ise ei kandideerinud kuhugi. Ilmselt oli see kuidagi kontaktive kaudu. Ja kuna mul Euroopa Liidu õigus juba ülikoolis pakkus huvi ja ma selle pakkumise sain, see ei olnud tegelikult eesmärgiga minna ja jäädagi, sest et algselt pakuti ajutist 1-aastast lepingut, jõudsin oma tollase tööandjaga kenasti kokkuleppele, et ma käin aasta aega ära, tulen tagasi. Ja siis ma selle pakkumise vastu võtsin, et proovida siis, mis noore inimesena, et maailm on valla, et lähen vaatame. Siis oligi Euroopa kohus konkreetselt pöördus. See oli küll Soome osakonna kaudu. Need tundsid vist, et neil on nagu selline vennasrahva kontakt, et siis neil on nagu kuidagi paremad siit inimesi kui, ütleme, belgiastel või prantslastel. Okay. Et tema käis Tallinnas, tegi tööintervjuu ja siis nii ta läkski. Ma liitusin siis Euroopa kohtuga tegelikult mais 2004, kui Eesti oli juba liidu liige ja
ja siis nii ta veerema hakkas. Ja läksid sa sinna tööle jurist-lingvisti positsioonile. Kui ma nüüd kõrvalt seda ametinimetust või seda üritan mõelda, mida see endast tähendab, siis see justkui tähendab, et liita kokku 2 erinevat maailma, et ühest küljest oled sa jurist, kes peab mõistma seadusandlust, teadma kohtupraktikat ja ilmselt Euroopas ka eri õigussüsteeme, aga teiselt poolt siis lingvist, kes peab aru saama keelest, selle erinevatest nüanssidest ja ka selles, et kuidas üks mõte teises keeles võib tööle hakata. Kui me nüüd selle positsiooni võtame kuidagi praktiliselt lahti, siis kui keegi küsib sinult, et mida üks jurist-lingvist Euroopa kohtus tegelikult teeb, siis kuidas sa vastaksid niimoodi, ütleme, mitte juristi keeles? Mida see positsioon endast igapäevaelus tähendab? Tõlk. Yeah. Selge, nii lihtne ongi. Nii lihtne ongi. Aga selle ametikoha nimetuse üle muidugi on algusest peale nii-öelda piiki murtud, et see ei ole lingvistide, kellel on keeleharidus vaatest kuidagi nagu väga korrektne, et inimene, kellel see haridus puudub, nimetab lingvistiks ennast, et ütleme, et õigem oleks jurist keelehuviline. Okei, aga ikkagi selleks, et sellel ametikohal Euroopa kohtus töötada, peab olema õigusalane haridus ka. Selge, aga just kui töötad seal tõlgina. Aga kui suur osa sellest tööst on üks ainus see tõlkimine ja kui suur osa on see, et sa pead ikkagi õigusest ka aru saama? Nagu see ametinimetus ütleb, see on mõlemad. Jurist-lingvistid kohtus tõlgivad, toimetavad samuti. Teistes institutsioonides, ütleme nõukogus ja Euroopa Parlamendis tõlgivad ikkagi eriana spetsialistid, valdkonna spetsialistid, mitte juristid. Ja jurist-lingvistid siis on ainult toimetaja rollis, et vaatavad selle lõpptoote üle enne, kui ta nii-öelda allkirja üle saab. Okei, aga saad sa korra rääkida näiteks ühest oma kõige tavalisemast või klassikalisemast tööpäevast, et ma ei taha veel lasta minna sellele, et ma olen lihtsalt tõlk, aga mida see ikkagi päriselt tähendab? Lähed ta hommikul tööle, nii, mis edasi saab? Edasi saab see, et teed arvuti lahti, kui sul on mingi tekst juba poolik, siis sa tead, kust jätkata. Kui sul on midagi valmis ja sul ei ole teada, siis teed vastu programmi lahti, vaatad, järgmised 100+ lehekülge ootab, siis vaatad teemat, kratsid kukelt, et okei, hakkame siis tausta nii-öelda endale selgeks tegema. Selge, et kui siuke tavapärane tõlkimine või tavaline tõlk, kes ei ole juristi haridusega, võib-olla töötab niimoodi, et võtadki ühe lause ja tõlgid selle teise keelde, siis ma arvan, et ega juuravaldkonnas ju nii lihtsalt päris ei saa, siis et üks valesti valitud sõna või võib-olla isegi valesti käänatud või pööratud sõna võib ju muuta kogu normi või lahendi tähendust. Et on sul näiteks tuua välja mõni näide, kus mõni sõna või mõiste või võib-olla isegi lause ehitus võib õiguslikult väga palju muuta? Alustame sellest, et kogus viitab enda varasematele lahenditele väga detailselt, see võib olla nii-öelda selle lõigu 3. lause, millele ta viitab. Ja kui tõlk jurist-lingvist ei ole järginud seda, ütleme, struktuuri selliselt rangelt, et seda ei ole tagasi võimalik nagu minna sinna, et näiteks ta on 2 lausest 1 kokku teinud, sest eesti keeles võib-olla on nii ilusam, või vastupidi, et kui lause on liiga pikk, et teeme sinna ühe nagu lause juurde, siis see on väga halb. Aga mis siis sellises olukorras saab? Sellist asja tegelikult ei tohiks olla. Seal. Et selliseid juhtumeid minu laualt, ma arvan, läbi käinud vist on üksikuid, kui seda päris algusaastatel on juhtunud. Küll aga on terminoloogiliselt olnud olukordi, kus on tõlgitud erinevalt ja siis sa oledki nagu veits plindris, et mis sa siis teed ja siis ongi sinu nii-öelda olema parem äranägemise järgi siis sa toimid, et seal on nagu, mis Euroopa kohut puudutab, siis seal on algselt juba sisse kirjutatud teatav oht või vastuolu, sellepärast et õigusaktid eesti keelt tõlgitakse inglise keelest. Euroopa kohus teeb otsuse prantsuse keeles, kasutab ka prantsuskeelseid õigusaktide tekste ja inglise keelest eesti keelte tõlgitakse mõnikord kuidagi vabamalt edasi ja absoluutselt on ka lause nagu ülesehitus on teistsugune. Et seal juba on nagu, võib tekkida probleem, et kui inglise keeles on juba see tekst on erinev algsest prantsuskeelsest tekstist, siis on nagu eestikeelne õigusakti tõlge juba nii-öelda vale või eksik või ebatäpne. Ja meil on, seal on väga rangelt, ega ei tohi, kui on tsiteeritakse kohtuotsuses, et on ta määrust või direktiivi, siis jurist-lingvistil puudub selline meelevaldne õigus või vabadus hakata ise seal seda, kui ta näeb, et midagi on valesti tõlgitud määruses näiteks, et seda ise muuta ei tohi. Küll on võimalik seal teha nii-öelda selline märkus, tõlkemärkus juurde, olles selle eelnevalt majasiseselt kooskõlastanud, et
siin on ilmselt tegemist valetõlkega, et täpsustatud tõlge on selline ja edaspidi selles kohtuotsuses siis tsiteerime seda selliselt, seda konkreetset õigusakti. Selge. Aga kas sul praktikas on tulnud ette ka selliseid olukordi, kus inglise keeles või prantsuse keeles on mingi mõiste, millele eesti keeles ei ole sellist täpset vastet? Kindlasti on, jah. Kuidas niisugust olukorda siis lahendada, et päris oma sõnadega nii umbes ka ei saa ju panna? Umbes ei saa. Oluline on see, et sa ei kasutaks eesti keeles olemasolevat õigusmõistet kohas, kus sa ei ole päris see õige paadi. Et sa tead, et meil on midagi sarnast, aga tegelikult see ei ole sama asi. Siis Eesti juristi jaoks see on võib-olla segavust tekitav, et kui me kasutamegi tõlkes mingit Eesti õigusmõistet, mis on Eestis nagu Eesti õiguskorras kasutuses, aga selles konkreetses kohtuasjas näiteks, mis tuleb päris Hispaania kohtust arutusele, sellel on hoopis nagu laiem tähendus või kitsam tähendus või teine tähendus. Et siis tuleb olla loominguline lihtsalt. Euroopa Kohus on institutsioon, mille lahenditele viidatakse meil siin Eesti-siseselt väga palju ja selle rolli peetakse väga oluliselt, mitte ainult Eestis, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid tegelikult ka üle kogu maailma. Aga seestpoolt näevad seda organisatsiooni väga vähesed. Sina nägid seda kogunisti 17 aastat. Räägi natukene, milline oli Euroopa Kohus töökeskkonnana? Kas seal oli midagi sinu jaoks üllatavat, millega sa ei osanud varem arvestada? Euroopa Kohus on väga suur institutsioon, seal töötab üle 2000 ametniku erinevates rollides, on siis nii-öelda need õigus- ja mõistjate pool, kohtunikud, nende kabinet, kohtujuristid, nende kabinetid. Siis on nii-öelda see back office või taustajõud, kelle hulka siis mina kuulusin juristlingvistina, kes tegelevad siis nende dokumentide, mida õigusemõistjad toodavad nii-öelda arusaadavaks tegemisega oma liikmesriigi kodanike jaoks. Minu jaoks oli ta uus ja huvitav igast küljest. Mina läksin sinna siis, kui oli just algamas suur kohtuhoone renoveerimine. Ja tegelikult esimesed aastad oli meil üldse sellises naljakas ajutises majas, põhimõtteliselt barakid, sellise, mis täna siiamaani tegelikult on kasutuses. Seal olid isegi Ukraina vist põgenikud vahepeal leidsid endale sinna ruumi. Aga täna on Euroopa Kohus selline ilus suur augantust äratavate kuldsete tornidega kaunis hoone, kus on meeldiv töötada. Sa mainisid ka, et sa läksid Euroopa Kohtusse tööle just siis, kui Eesti ja ka väga paljud teised liikmesriigid olid liiduga liitunud. Kas see ka kuidagi teie tööd seal mõjutas, et korraga võis ju tulla väga suur mass tööd peale? Jah, eks tegelikult selle, tööga alustati juba pool aastat enne, kui Eesti liitus. Eestis oli selline asutus nagu õigustõlkekeskus. Ahah, okei. Kes tegeles siis nii-öelda selle ajaloolise kohtupraktika tõlkimisega juba enne, kui Eesti oli liitunud. Ehk siis ajaloolise, ehk siis see kõik, mis oli enne seda, kui Eesti Euroopa Liiduga liitus? Selle kohus on ise on nii-öelda nimetanud konkreetsed otsused, mis on aluseks nagu Costa Enel, sellised tähtsad asjad. Kõige olulisemad, selge. Kui ma praegu ise mõtlen, et kui ma olen lugenud vanu Euroopa kohtulahendeid, siis neid ei olegi eesti keeles, aga ju siis ei ole need nii... Need nimekirjad on Euroopa Kohtu lehel leitavad, mis on enne Eesti liitumist tõlgitud, mis on nii-öelda kohtu enda vaatest oluliseks nimetatud. Aga nüüd sul on olemuskogemus 17 aastat Euroopas, on ka kogemus olemas Eestis. Kuidas sa neid kahte võrdled õiguskeskkonnana eelkõige? Mis need mingid peamised erinevused on, millega näiteks nüüd tulid Euroopa Kohtust tagasi, vaatad, Eestis käivad asjad hoopis niimoodi, õige jah? Jah, ega mul ju tagasi tulles seda nii-öelda mälestust ei olnud, kuidas Eestis asjad käivad, sest mu kogemus oli niivõrd lühike enne, kui ma kohtusse läksin. Pigem on nii-öelda avastamisrõõmu olnud, kuidas on siin ministeeriumides töö ja kuidas on erasektoris ja see kiirus, millega siin Eestis toimetatakse, on ikkagi märkimisväärselt suurem kui Euroopa Kohtus. Et see on põhiline erinevus ja teemade ring on ka rohkem Eesti keskne. Okei, aga kui me nüüd liigume sellest Euroopa Kohtust ja juristlingvisti positsioonist edasi, liigume ajas edasi, nüüd sa oled tagasi Eestis, oled siin teinud vahepeal veel igasuguseid huvitavaid töid ja maandunud tänaseks Justiits- ja Digiministeeriumisse õiguspoliitika osakonna nõuniku ametikohale, mis on väga huvitav etapp peale sihukest pikka kogemust Euroopas ja olles nüüd siis otseselt Eesti õiguspoliitika kujundamise juures. Kas sa natukene avaksid oma tänapäeva
tänase töö igapäevaelu, et kui ma enne küsisin, et nii jõudsid sinna Euroopa kohtusse hommikul, mis sa tegema hakkasid, siis ma küsin nüüd sama küsimuse, et jõuad sinna Justiits- ja Digiministeeriumisse, nii, mis sa siis tegema hakkad? No, klassikaline vastus, teed arvuti lahti. Just, seda ikka. Aga jah, tõsi, ma täna tunnen, et ma oma Eestisse tagasi tulnuna nagu otsisin veidi oma kohta, sest et peale sellist pikka aega mujal töötamist, elamist vajab ikka sellist settimisega ka, et see ei ole, tegelikult ei ole lihtne. Jah, ma kujutan ette, see keskkonnavahetus juba on nii suur, et jah. Ja ma täna tunnen, et see koht, kus ma töötan, on see õige koht, et tegelen ma seal siis väga laia spektri teemadega tegelikult. Euroopa Liidu küsimused on nagu küll üks osa ainult sellest. Aga kui me täna räägime Euroopa Liidu teemadest, siis jääme võib-olla selle juurde rohkem. Mina olen siis määratud Eesti kontaktisikuks Euroopa komisjoni jaoks, mis puudutab siis kõiki õigusriigi küsimusi, õigusriigi kontaktvõrgustiku see focal point inglise keeles. Ja praegu just ongi siis lõppemas järjekordne tsükkel õigusriigi aruande koostamise selles iga-aastases ringis. Et sügisel hakkab pihta ja siis suve alguses siis Euroopa Komisjon avaldab selle, et minu asi on siis koordineerida Eestis erinevate asutuste sisendid kokku ja siis see siis ka Euroopa Komisjonile söödavaks teha ja vastata siis Euroopa Komisjoni enda küsimustele, mis veel tulevad ja korraldada siis ka riigivisiiti, mida siis komisjon teeb, käib liikmesriikide juures. See Eesti puhul toimus küll virtuaalselt teist aastat järjest, et ilmselt meil ei ole neid mul küsimusi nii suuri, et me on mõõtudelt nii palju väiksem, et neil on lihtsam seda teha isegi online'is. Kas sa saad nüüd siin Justiits- ja Digiministeeriumis töötades ka oma prantsuse keele oskusi rakendada või need on jäänud sinna Luksemburgi aegadesse? Kahjuks jah, igapäevaselt ei ole seda võimalust prantsuse keelt väga kõnelda. Põhiliselt Eestis ju toimetatakse inglise keeles ja suhtlus ka komisjoniga käib inglise keeles. Jah, eks peab ise ennast vormis hoidma keelekümblus osas, et mul on tegelikult õnnestunud 2 suve nüüd käia Euroopa kohtus asendajana seda sama tööd tegemas, mis ma varem tegin 17 aastat, et hoida seda keele taset. Okei, et ikkagi natukene tõmbab sinna tagasi ka, mulle tundub. No mis seal salata, Luksemburgi elukeskkond on ju tore. Absoluutselt. Aga kuidas üldse sinu teekond seal Euroopa kohtus lõppes? Ma ütlen ausalt, mul endal ei ole väga teadmisi selle osas, et kas seal tehakse tähtajalised lepingud või kuidas see toimib, et kas ühel hetkel võtsid vastu otsuse, et ma tahan nüüd tagasi Eestisse minna või kuidas see ma alguses ütlesin, siis kogu see kamp läks, tegelikult mitte vist paar inimest olid, kes olid juba ametnikud, kes olid läbinud selle EPSO konkursi, aga suurem osa ikkagi võeti sinna ajutiste lepingutega ja siis ühel hetkel otsustati, et korraldatakse siis majasisene EPSO konkurss ainult nendele inimestele, kes tol hetkel ajutistena seal töötasid ja siis see õnnestus mul läbida ja siis saada siis alaliseks ametnikuks. Otsus see karjäär lõpetada, see sündis mitme erineva elulise asjaolu kokkulangemisel, et esiteks oli see COVID-i aeg. Okei. Ja siis kuidagi sätid oma perspektiive ringi. Teiseks ikkagi tekib tunne, kui sa oled 17 aastat töös koos olnud, et elul on äkki veel midagi pakkuda ja need kuidagi tundus ühel hetkel õige, kodumaale tagasi tulla. Et kas tundsid ikkagi, et natukene mingist väljakutsest peale 17 aastat jäi puudu? Jah, ma arvan, et seda mingis keskjakriisiks võib-olla ei ole võib-olla paslik nimetada, aga jah, et tahaks võib-olla veel midagi teha. No inimene ikka tahab areneda ja edasi liikuda, täiesti mõistetav. Nüüd liikudes edasi natukene üleüldisemalt Euroopa Liidu juurde ja võib-olla ka mingite väärarvamuste juurde, mis inimestel võivad olla. Et nagu ma alguses mainisin, siis räägitakse pidevalt sellest ülereguleerimisest ja miks meil peab ikka olema nii palju kohustusi sealt Euroopa Liidu poolt ja tahaks ikka ise mingeid asju otsustada, aga tegelikult see pilt on ju niivõrd palju nüansirikkam. Et kui selline tavaline inimene mõtleb, et Euroopa Liidu õigus ongi midagi täiesti kauget ja tema igapäevaelu üldse ei mõjuta, siis kuidas sa sellele inimesele kirjeldaksid, et kuidas tegelikult Euroopa Liit ja Euroopa Liidu õigus meid igapäevaselt mõjutab? Et see mõjutab ju tööhõives, liikumises, kas või valuutas,
hulgas, on ju. Aga mis veel, mis just mõjutavad inimese igapäevaelu, mille peale nad ise ei pruugi tulla? Ma arvan, et inimene ei mõtle ka selle peale, kuidas Eesti õigus teda mõjutab igapäevaselt. Tõsi. Et me elame siin ühiskonnas oma reeglite järgi, mõtlemata, kust need reeglid tulevad või kui kaugel on nagu see allikas või see ühiskondlik kokkulepe, kus see nagu otsustatud sai, et see nii edaspidi hakkab olema. Kui nüüd keegi nagu viibutab rusikat Brüsseli suunas ja ei saa aru, et mis asi see on või siis ainukene nagu selgitus on see, et ei ole olemas sellist asja nagu Euroopa Liidu õigus. See on Eesti õiguse osa. Meil ei ole mõtet nagu teda eraldi tootena või kategooriana nagu välja praegu tuuagi. Nagu sa ütlesid, et igapäevaselt me elame mõtlemata selle peale, et meil on tarbijakaitse, meil on vabadus liikuda üle piiri ilma, et meil oleks isegi vaja võib-olla dokumenti näidata, et kui meil enda tervise, ütleme, mitte tervise, vaid siis tooteohutuse nagu kõik need tingimusnõuded on ja et me võime öelda, et jah, need on Euroopa Liidus õigusaktidest pärinevad nõuded, aga meie Euroopa Liidu liikmesriigina oleme ise nende väljatöötamise juures olnud, vähemalt pärast liitumist. Nõus võib olla sellega, et see aki, mis oli olemas enne, kui Eesti liitus, see oli meil paratamatu, võtsime ta üle, saime hakkama, aga kõik see, mis puudutab ülereguleerimist, see esiteks direktiivid ei kohusta siin kõiki asju tegema, mida Eesti näiteks on teinud ja mul on hea meel, et me oleme nagu sellest aru saanud ja täna ikkagi ka selle välja öelnud, et ärme siis nagu kulda üle neid nõudeid. Meil pole mõtet omalt poolt nagu juurde panna, kui me tahame tegelikult seda ka ettevõtjate puhul rääkides halduskoormust vähendada, bürokraatiat, kõike seda, et ikka peab peeglisse vaatama. No minu meelest ka, nagu sa ütlesid, et me ei mõtle selle peale igapäevaselt, et kuidas Eesti õigus toimib veel vähem, kuidas Euroopa Liidu õigus toimib, aga ma arvan, et kui seda Euroopa Liidu õigust meil või siin Eestis niimoodi ei oleks, siis me tunneks sellest puudust. Just sa tõidki selle tooteohutuse näite, minu meelest see on väga hea näide, et me oleme harjunud siin Eestis tegelikult mingite teatud standarditega erinevates eluvaldkondades ja kui me läheme tagasi selle juure juurde, et kust need standardid meie ellu üldse on tulnud, siis väga paljud on ju tegelikult tänu Euroopa Liidu õigusele. Absoluutselt. Aga sul on olnud võimalus vaadata Eestit ka distantsilt, eks ole, ja see on alati väga huvitav positsioon, sellepärast et eelnevalt sa olid õigusteadust õppinud, ikkagi Eesti õigusega kursis, eks ole, ja olid näinud ka seda Euroopa Kohtu tööloogikat üldse, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid töötavad. Nüüd töötad selle Eestis tagasi, et kui natuke tulla selle töökultuuri juurde tagasi, siis kas on seal ka mingi erinevus, et kuidas Eesti inimesed töötavad, kuidas töötatakse Euroopa Liidus, üks, mille sa mainisid juba on jälle tempo, aga kas kuidagi on seal veel mingi selline, mille peale saab näpuga näidata, et siin on selge erinevus? Ma pigem nagu saan kõrvaltvaataja roll nagu vaatest rääkida seda, et kui see on väga multikultuurne organisatsioon, et see on nagu väga suur erinevus, et kui su kolleeg on mis iganes rahvuses või Euroopa Liidust, et sa pead ikkagi harjuma oskama selles olukorras tegelikult nagu aru saada, et seal on see nalja, huumorisoon on erinev, ka see töökultuur on erinev, et kuidas tema nagu üles kasvanud on, et kas ta tahab siestat teha või ta tahab kell 8 ärgata, et 2004, kui Eesti liitus, siis oli näiteks Euroopa kohtus, kui sa jäid peale kella 8 tööle, siis sa pidid minema turvamehe juurde ja oma nimekirja panema, et miks sa siin oled, miks sa koju näed. Ja siis, kui tuli see laine, see Ida-Euroopa laine, kes oli harjunud 24/7 töötama eesotsas poolakatega, siis surusid läbi selle, seal oli veel see, et sa ei tohtinud jääda ööseks tööle peale selle, kui sa nagu hiliseks jäid. Et nemad siis suutsid läbi suruda selle muudatuse sise-eeskirjades, et võib töötada millal iganes ja kui ma tahan öösel töötada, siis mul peab olema see võimalus. Et ütleme, need vanad liikmesriigid võib-olla kõige paremini ei mõistnud seda, et tulid mingisugused noored hullud hakkavad siin ümber korraldama asju. Kas sa võtsid enda ellu ka üle mingeid Euroopa Liidu või Euroopa kohtus teiste töötavate inimeste mingeid elustiili küsimusi? Näiteks sa mainisid seda siestat, on ju, kas sa teed nüüd igapäevaselt siestat? Ei, muidugi tee. Aga võib-olla mingeid muid harjumusi, mis on sinuni tänasega kaasas tänu sellele, et sa töötasid Euroopas? See ei tulenud Euroopa kohtust otseselt, aga ütleme siis Luksemburgist, et nad on küll mis on puhtalt subjektiivne minu kogemus ja sellel põhinev hinnang, et olnud üsna konservatiivne koht, kuigi ta on
samal ajal nagu see, olles Euroopa Liidu asutaja liikmesriik, ka väga nagu avatud selle mõttele, et meil on nagu selline ühine Euroopa ja kõik sarnased väärtused. Aga Luksemburg on oma väiksuse juures suutnud nagu kuidagi seal olla avatud tegelikult kõikidele ümbritsevatele riikidele, kes tänu kellele ta tegelikult ka nagu ütleme, tema majandus toimib, et noh, üldse piiriülene see asi ja kõik ja sellest edasi on nad aru saanud, et ei ole mida rohkem teid ehitada, seda rohkem, seda vähem ummikuid on. Kuhu ma jõuda tahan, on see, et see on riik, kes kunagi 60-ndatel korjas üles trammitee, mis neil oli ehitatud ja nüüd nad on aru saanud, et see oli viga, nad panid selle tagasi, noh muidugi neil on vahendeid, mida kasutada selle jaoks ja see, kuidas see multimodaalne ühiskond on äkki nagu omaks võetud või aru saadud, et sul on olemas jalgratas, sul on olemas ühistransport ja autoga ei pea ukse ette saama igale poole. See on nagu olnud silmi avav, kui kiiresti see on toimunud ja kuidas Eestis sellest aru ei saada. Seda ma võin kuulajatele omalt poolt ka kinnitada, et enne kui Glen siia stuudiosse tuli, siis ta ikka küsis üle, et kas jalgratta jaoks on ka mingi koht olemas. Ja olles ise ka väga palju Kesk-Euroopat külastanud, siis ma pean ka tõdema, et see on miski, millega võiks Eestis ka sammu kaugemale astuda, et liiklus oleks meile kõigile, mitte ainult autojuhtidele. See on midagi, mida ma nagu olen igatsema hakanud, et jah. Ja see paneb ka ju inimesi tegelikult rohkem liikuma, kui jõuad ka enda sealt autost kaugemale, eks ole. Okei, aga võtame nüüd arvesse, et seda episoodi võivad kuulata ka noored juristid ja õigusteaduse tudengid, kes kindlasti osad mõtlevad, et tahaks väga tulevikus tööle minna, kas kuskile Euroopa institutsiooni, võib-olla kuskile mujale rahvusvahelisse organisatsiooni või noh, üleüldiselt töötada Euroopa Liidu õigusega. Siis mida sa soovitaksid sellisele noorele Eesti juristile, kes tahab jõuda rahvusvahelisse õiguskeskkonda tööle? Mis on need eeldused? Me rääkisime täna ka väga palju sellest kultuurilistest erinevustest. Ehk siis ilmselgelt sa pead oskama keeli, mõistma teisi kultuure, aga on seal veel midagi, mida sa saaksid praktilise soovitusena anda? Praktilise soovitusena sa pead olema ikkagi valmis oma mugavustsoonist väljuma, kui sa teise riiki kolid, alustama sellest esimesest nagu sammust üldsegi, et kui sa lähed teise riiki, siis sind ootab ees seal ikkagi hulk administratiivseid samme ja peavalu ja väga palju nagu ka ümberharjumist. Keeleoskus on kahtlematult ju kõige olulisem isegi, lisaks sisu teadmistele. Aga ma arvan, väga hea võimalus on tegelikult läbi ministeeriumide endi, kui see on mingi valdkond, mis sul huvi pakub, olgu see, ma ei tea, majanduse teemadest või energeetika või põllumajandus või mingi tsiviilõiguse muu valdkond, et sa saad nagu ministeeriumi eksperdina tegelikult üsna hea võimaluse siseneda näiteks Euroopa Nõukogu töögruppidesse, kus sa saad aru, kuidas Euroopa Nõukogus üldsegi käib õigusakti eelnõu koostamine, kuidas seal see rahvusvaheline koostöö toimub ja sealt edasi juba on sul võimalik ka roteeruda nii-öelda sinna ametnikuks mõneks aastaks ja teha seal seda tööd, olles seal siis õigusnõunik näiteks. Mainisid seda administratiivrägastikku nii-öelda, kuhu see noor inimene võib siis sattuda. Kas selle osas pakub see Euroopa Liidu institutsioon ka mingit tuge või kui noor läheb näiteks otse ministeeriumist, oskad sa öelda, kas pakutakse mingit abi, et kuidas selles kõiges sisse elada ja kuidas selle bürokraatiaga seal toime tulla? Välisministeerium oma diplomaatidele kindlasti pakub seda abi. Nüüd nende lähetatud nõunike kohta ma täna tegelikult täpselt ei tea. Euroopa Kohus omal ajal ei pakkunud midagi. Et läksid, pidid ise kõik oma elamise, kõik ise organiseerima? Seal oli anti nii-öelda kontakt, et kui sa väga hätta jääd, et siis kirjuta või helista, et siis nad vaatavad, mis nad teha saavad. Aga ikka põhiliselt ikkagi ise pead lappama neid kinnisvarakulutusi läbi ja käima seal nii-öelda linnaosa valitsuses ennast registreerimas ja sellist asja pead ikka ise tegema. Nii et siis on jah täitsa õige see, et noor, kes tahab minna Euroopasse või kuhu iganes rahvusvahelisse organisatsiooni, siis ei piisa sellest õigusalasest teadmisest ja keelest, vaid tegelikult sa pead olema valmis ka tegema mingit teatud järeleandmisi ja nägema palju vaeva, et ennast seal uues riigis nii-öelda maha istutada. Seiklushimu peab ikka olema, jah. Jah, just. Et kui need oskused on olemas, siis ma arvan, et Eesti ei pruugi olla siuke väike tilluke Euroopa riik, kuid tegelikult võib olla päris hea hüppelaud, kust Euroopa Liidu organisatsiooni tööle asuda, on mul õigus? Jaa, kindlasti Eesti on selles mõttes õnnega koos, kui seda võib nii nimetada, et konkurents on väiksem.
sellele kohale. No jah, et seal vaadatakse vist selle järgi ka, et riikide järgi, kuidas no ütleme, inimesi et värvatakse. Saksamaa toodab palju suurema hulga juriste, kes tahavad sinna minna kui Eesti. Jah, seda küll. No selge, väga huvitav. Ma mäletan küll et mina ise ka mõtlesin, et tahaks ikka jubedalt kuskile sinna Euroopa Liidu organisatsiooni, et esiteks selle keskkonnavahetuse mõttes saada mingit väga unikaalset kogemust, nii nagu sinagi läksid algselt 9 aastaks, lõpuks jäid 17 aastaks, et see kõlab nagu üks väga-väga hea kogemus. Teisalt jällegi, kui nüüd kandideerida, ütleme, Euroopa Kohtu kohtuniku kabineti nõunikuks, siis sinna on vaja konkureerida kõikide teiste liikmesriikide juristidega ka, kellel on näiteks prantsuse keel emakeel. Et võt see on midagi, mis on keeruline. Aga mille järgi nad siis lõpuks valivad oma selle lõppkandidaadi? Kohtunik otsustab seda. Kohtunik otsustab. No tehakse mingeid intervjuusid ka selle kohtuniga või kuidagi. Nii nagu tavaline tööle kandideerimine siis, et võidab see, kellel on kõige paremad oskused. Ja ütleme, et mu üks endistest kolleegidest, kes töötas ka seal kabinetis eestlane, ütles, et see on väga karm keskkond ja seal sinu tööd nii-öelda edukust või sinu headust, kvaliteeti hinnatakse selle järgi, kui hea su viimane nii-öelda kirjutatud kohtuotsuse projekt oli. Et sa võisid teha nagu kunagi väga hea asja valmis, aga sa pead ikka seda taset säilitama kogu aeg. Aga kes see üldse hindab seda, et kui hea sinu tõlkimiskvaliteet on? Ma räägin tõlkimisest praegu, ma räägin sellest nii-öelda otsuse enda kirjutamisest, põhjendamisest, aga tõlke kvaliteedi üle. No mõtlengi, et kes seda hinnata saab, et kui sina ju räägid seal eesti keelt, rohkem keegi eesti keelt ei räägi. Eesti juristid hindavad seda ja ministeeriumid põhiliselt, aga ega nad, kui tõlge on ma valmis, ega nad naljalt ja Jana sulle tagasisidet või seda kontakti tegelikult ei ole tõlkeosakonnal ministeeriumide juristidega. Nii et see on nagu seal see tõlkeosakonna enda selline vastastikune kontrollimine käib. Okay. Ja tehakse siis selliseid, mitte just, ma ei ütle hindamisi, aga toimetaja annab sulle tagasisidet, kui sa oled kuskil eksinud või asjadest valesti aru saanud, siis on veel keelekorrektor, kes keeleliselt annab sulle juhiseid, kuidas võib-olla järgmine kord paremini mingeid asju. Kas see keelekorrektor on siis ka valdab eesti keelt? Kõik on eestlased seal. Kõik on eestlased, okei. Et see on reegel, et tõlgitakse emakeelde. No väga huvitav igal juhul, väga, väga informatiivne. Ma loodan, et kõik kuulajad, kes mõtlevad selle peale, et ehk kunagi minna kuskil Euroopa Liidu institutsiooni tööle, on saanud siit täna veidi mõtteainest. Aga igal juhul, Glen, suur aitäh sulle, et sa tulid Paragrahvi saatesse. Täna rääkisime siis Gleni teekonnast Euroopa kohtusse, juristlingvisti tööst ja ka Euroopa Liidu õiguse mõjust Eestile üleüldisemalt ning ka selles, et kuidas tegelikult selline rahvusvaheline kogemus aitab näha ka veidi Eestit ehk uue nurga alt. Minu endale jäi näiteks sellest vestlusest väga kõlama see, et Euroopa Liit ei ole tegelikult Eestist mingi eraldiseisev süsteem, et tegelikult me oleme justkui üks ühtemoodi hingav organism ja osa sellest ruumist, kus siis kõik juristid, kohtunikud, ametnikud, ettevõtjad ja füüsilised isikud ka igapäevaselt tegutsevad. Ja kui nüüd keelest rääkida, siis keel ei ole lihtsalt vormistus, vaid väga oluline on see, et mis kohustused ja õigused meile tänu korrektsele tõlkimisele tekivad. Keel on juristi oluline tööriist. Just. Aga veel kord aitäh, Glen, aitäh kuulajatele ja see oli podcast Paragrahv.